Kuno Klein, oledki nüüd Paide linnapea pärast pikka poliitikustaaži. Oli see sul natukene ka unistus? Paraku mitte, sest Miks paraku? Lootsin, et saan rahulikult eraettevõtluses jätkata, aga kuna nimekiri soovis seda, siis võtsin vastutuse ja kuna olen pikalt osalenud ka valimistel, siis nüüd olen selle vastutuse kandja. No väga keerulises situatsioonis ka praegu, ma ei ütleks küll, et Paide linnas midagi nii väga pahasti on, aga see on väga selline ootamatusi täisaeg ja majanduslikult ootab meid ees teadmatus. Kas mingisugune mõttehetk oli ka, et kas peab nüüd ikka? Jaa, tegelikult ega ma esmakordselt ei tehtud seda ettepanekut, et see ettepanek tehti ka pool aastat tagasi, kus ma tegelikult keeldusin. Et paraku ma tõesti ei arvanud, et see ettepanek tuleb pool aasta pärast uuesti. Ja mis puudutab majandusse, siis majanduses ma arvan, et need mustad pilved meil on, aga ma eeldan vähemalt, et see sõjaõudus lõpeb ära ja kui lugedes Swedbanki analüüsi, siis järgmine aasta peaks majanduskasv pidurduma. Paide linna ajaloos mulle ei tule meelde selliseid täiesti ebaõnnestunud linnapäid. Põhimõtteliselt jagunevad nad kaheks. Ühed on need, kes teevad midagi ära, jätavad endast märgi maha ja teised, kes hoiavad ilusti tooli alles järgmiste jaoks. Kummale poole sa ise tahad paigutada ajaloo jaoks pärast? Ajaloo jaoks jah, paraku ajaloo jaoks tahaks paigutada, et midagi on ära tehtud, aga kui arvestades praegust eelarvet linna majandusseisu, pigem ütlen seda, et olen see kindlalt vahe, nii nagu kunagi oli Tarandi valitsuses, et olen selle järjepidevuse hoidja ja ma ise arvan, et ma inimtüübilt sobin kõigi 6 osapoole, kes täna Paide linnavolikogus on, et nende ühendamiseks. Aga ikkagi tulles selliste suuremate ettevõtmiste juurde, linnarahvas peamiselt küsib ju ikkagi seda, et mis siis muutub? Väljakutsed on ju suured ja täna ma ei saa ju rääkida investeeringutest, aga jätkuvalt samad nagu küsimused olid Paide linnavolikogus. Üritame Järvamaal astuda ühte sammu Järva vallaga, Türi vallaga, teha maakondlikke suure üritusi, maakondlikke tegevusi, kaasa arvatud koodikooli, mis on juba projekt on käima lükatud, koodikooli arendus, pluss siis Paide linna läbimurre, mis on ka maakondlik projekt. See tähendab seda Mündi tänava läbimurret? Jaa, Mündi tänava läbimurret, et oleks võimalik ka meie tagalast inimestel käia linnas tööl pingevabalt, kasutatakse selleks seda teed, et tulla tööle uude Paide piimakombinaati või luua siia eraettevõtlus ja ise vaiksemas piirkonnas elada oma perega. Sul on palju kogemusi erinevate ametite ja ettevõtmistega ka väljapool ajaloolise Paide linna piire, nii-öelda selle suure Paide linna maakohtades. See on pärast seda haldusreformi muutunud üle Eesti tegelikult probleemiks, et kui alguses öeldi, et ei ääremaastusi midagi, siis lõpuks nendes hiigel omavalitsustes kipub olema tsentrum ja kipub olema see osa, mis tsentrumile käib tüütu koormana. Kuidas seda tasakaalustada annab? Täna ütleme, et olin ju aasta tagasi piirkonnajuhina, juhtisin endist Paide valda ja Roosnalliku valla territooriumi. Võin julgelt öelda, et maainimese probleem number 1 on infra ehk tee, tema läbipääs tähendab nii suvel, talvel, sügisel, koju ja tagasi ja kindlasti teine on internetiühendus. Need on 2 põhiasja maal elamisel, mis inimesel on nagu vajalik ja eks ka meil Paide linna juhtidel on täna kohustus selle eest seista, et need teed oleks et nad oleks tolmuvabad, et nad oleksid läbipääsetavad ja et internetiühendus oleks tagatud. Ja kolmas asi on veel, on maakonna sellised kultuurilised või ajaloolised keskused, rahvamajad,
kui soovite, kauplused, postkontorid, mille osas on siiamaani terves Eestis see niimoodi olnud, et me ei räägi millegi paranemisest, me räägime hääbumise ja kuhtumise tempost, võitjad on need, kes aeglasemalt hävivad. Jah, mõnes kohas on näiteks koolide, tulles ise väiksest kunagisest Kareda vallast, siis ka meil oli ju, et inimesed panid oma lapsed teise kooli, ehk me nimetasime siis kodanikud hääletavad kooli püsima jäämised ise jalgadega. Et paraku, kui inimesed maalt lahkuvad ja nende suitsude arv jääb vähemaks, siis need teenused, mis seal ennem olid, ei saa siis jätkuda. Kui külas oli 5 aastat tagasi ikkagi 100 suitsu ja kui täna on nendest järgi jäänud 7, siis ka seda rahvamaja ju otstarbekas pidada enam ei ole 7 pere peal. Et aga siis tuleb valida mingisugused minimalistlikumad lähendused. Aga põhimõtteliselt külad jäävad elama? Külad jäävad elama ja paraku kogu eelnev ajalugu on näidanud, et linnad elavad ju tegelikult külade toetusest. Kõik, mitte üheski, kui me vaatame ükskõik sporti, ajalugu või kust on tulnud Kalevi korvpallimeeskonna mängijad, nad on tulnud maalt, küladest, mitte linnadest. Need inimesed, kes on kogu aeg pahandanud selle üle, et kuidas ikka Paide linna tänavate selline arendamine tempo käib ja kuidas neid mingeid otsuseid tehakse, kuigi neid on väga hästi kogu aeg siin tehtud, need peaksid nüüd väga rõõmustama. Lõppude lõpuks on ometi linnapea kohapeal mees, kes on liiklusvaldkonnas spetsialist. Kas see annab sulle mingisuguse mõtte, mida realiseerida või ettepanekud, mida ise teha? Ja täna ma võin öelda, et vaieldamalt, kui mult küsitakse, mis on kõige hullemas seisukorras Paide linna tänavatest, siis vaieldamatult kõik linlased oleks muga ühte meelt, et see on Barkari tänav. Et kindlasti ma võtan selle luubi alla. Aitäh ja jõudu uuele linna peale! Aitäh!